Järgnevalt räägime, kuidas navigeerida slaidide vahel juhul, kui slaidiseanss on aktiivne, ehk siis üle ekraani suur ja ma olen parasjagu esitlemas. Kõigepealt siis aktiveerin slaidiseanssi. Ja nüüd, kui seanss käib ja ma soovin liikuda slaidide vahel, siis vastavalt sellele, mis te olete määranud, et need slaidid ka ise vahetuvad, te võite kasutada klaviatuuri peal nooli vasakule ja paremale, et liikuda vastavalt eelmisele slaidile ja järgnevale slaidile. Aga te võite kasutada ka sellist võimalust, et juhul, kui te teate slaidi numbrit, siis vajutate selle slaidi numbri peale tavalise numeratsiooni loetelu hulgas. Näiteks tahan teisele slaidile, vajutan 2 ja seejärel kohe enter. Ehk siis slaidi number ja enter. Näiteks esimene slaid, 1, enter. Näete, kohe on esimene slaid. 5. slaid, 5, enter. Teine slaid, 2, enter. Aga niisamuti slaidide vahel liikumiseks saate vasakut ja paremat noolt kasutada. Iseenesest võib teha ka slaidi peal parema hiire klõpsu ja ka siin on näete valik järgmine eelmine ja lisaks saab ka siis valida slaidide loetelust. Aga üldiselt on niimoodi, et esitluse ajal võib-olla professionaalne on see, kui need inimesed, kellele te esitlete, ei näeks seda kiirmenüüd ja seda parema hiire klõpsuga tehtavat. Nii et selles valguses, kui te teate slaidi numbrid, kindlasti professionaalsem või parem on kasutada slaidi number ja enter versiooni. Aga kui on selline töisem koosolek ja tõepoolest see ei ole nii tähtis, siis teete suvalise koha peal slaidil parema hiire klõpsu ja siis vastavalt avanevast menüüst valite slaidi, mida soovite järgmiseks kuvada.